Ravimiamet on valitsusasutus Sotsiaalministeeriumi haldusalas, mille eesmärk on kaitsta ravimite kasutajate tervist. 2016. aasta aprillis saab Ravimiamet juba 25-aastaseks. Sünnipäeva puhul on hea uurida Ravimiameti tänaseid tegevusi ning tutvustada asutust lähemalt. Ravimiameti esialgne nimi, kui see 1991. aastal loodi, oli Eesti Ravimikeskus. Paari aasta jooksul liideti Ravimikeskusega riigiettevõtte Eesti Farmaatsia kontrollanalüüsi laborid ja apteegiosakond. Ning sajandivahetusel laienes Ravimiameti järelevalveala ka veterinaarravimitele. Ravimiamet on täna üks väheseid valitsusasutusi, mis asub Tartus. Asumine Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituudi hoones loob suurepärase keskkonna koostööks Tartu Ülikooliga. Ravimiametis on 6 osakonda ja umbes 80 töötajat, kellest enamuse moodustavad proviisorid ja arstid. Meeskonda kuuluvad ka keemikud, juristid ja teised spetsialistid. Ravimiametit juhib juba 1999. aastast doktor Kristin Raudsepp. Ravimite kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe kontroll ning järelevalve nende tootmise, sisseveo ja müügi üle on ainult väike osa meie igapäevatoimingutest. Lisaks kontrollime ravimireklaami, ravimite kliinilisi uuringuid, kogume ja analüüsime teavet ravimite kasutamise kohta. Igapäevaselt suhtleme arstide ja apteekritega, vastates nende küsimustele ravimite toimete ja kõrvalmõjude kohta. Kõik meie spetsialistid on saanud ulatusliku ülikoolijärgse väljaõppe, sest ravimite hindamine vajab väga spetsiifilisi teadmisi. Ja neid teadmisi, mis meie majas on, kasutavad ka teised rahvusvahelised organisatsioonid. Arstiteadus ja farmakoteraapia arenevad väga kiiresti. Selle kõigega sammupidamiseks on vaja asjakohast kompetentsi mitmetes valdkondades. Väikeriigi Ravimiametina saame sellega toime tulla ainult teadlastega koostööd tehes. Tegevust alustades oli Ravimiameti peamiseks ressursiks töötajate entusiasm ja mõne teise riigi Ravimiameti toetus. Täna 25 aastat hiljem on Ravimiamet osa Euroopa Liidu ravimiametite võrgustikust ning suhtleb tihedalt ka teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Londonis tegutsev Euroopa Liidu Ravimiamet koordineerib liikmesriikide asutuste tööd selliste uute ravimite hindamisel, millele tootja soovib saada kogu ühenduses kehtivat müügiluba. Sel puhul hindavad ravimit esmalt 2 erinevat ja sõltumatut meeskonda. Nende analüüsile tuginedes annab oma arvamuse Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee. Eesti eksperdid osalevad põhihindajana iga-aastaselt 3-4 uue ravimitaotluse menetlemisel. Lisaks osalevad Eesti Ravimiameti eksperdid ka mitmes teises Euroopa Liidu Ravimiameti komitees. Ravimiamet osaleb Euroopa Farmakopöa komisjoni ja selle ekspertgruppide töös ning on aktiivne partner Euroopa ravimikontrollilaboritele. Kogu senine Ravimiameti tegevus on lähtunud Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest ja rahvusvahelistest ravimikontrolli tavadest. Ravimiameti esimene peadirektor professor Lembit Rägo on alates 1999. aastast töötanud WHO peakorteris Genfis ravimite kvaliteedi ja ohutuse koordinaatorina. 2012. aastal korraldas Ravimiamet Tallinnas maailma ravimiametite regulaarse konverentsi, kus osales enam kui 300 spetsialisti ligi 100 riigist. Ravimiamet on korraldanud mitmeid koolitusi ja kohtumisi ravimitega seotud teemadel, eesmärgiga tuua uued teadmised ja kogemused Eesti arstidele, apteekritele ja teistele huvipooltele koju kätte. Ravimiameti spetsialistid jagavad oma teadmisi lektoritena Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna põhi- ja kraadiõppes. Ravimiametil on hea ülevaade uutest ravimitest, aga ka ravimite kasutamise tavadest Eestis. Ravimiamet on pikaajaliste traditsioonidega kaasaegne ja koostööhuviline asutus. Seame endale arengueesmärke, hoiame käigus kvaliteedijuhtimissüsteemi, proovime olla oma partneritele ja klientidele lihtsasti kättesaadavad. Info kiiremaks liikumiseks kasutame Tallinna ja Euroopa keskustega suhtlemiseks video- ja telefonikonverentsiseadmeid, vajadusel Skype'i. Kasutame palju uusi tehnilisi lahendusi, liigume paberivaba ameti poole. Korraldame sageli info- ja koolituspäevi, teavet nende kohta leiate meie kodulehelt ja Facebookist.
Kui ka teil on ravimitega seotud küsimusi, siis andke julgesti teada. Me aitame!